122. Siis on siin ikka kool. Ma tahan loota, et kui kool tähistab oma 20. juubelit, siis olete teie siin ka tagasi. Nende numbritega võib lõputult mängida. Räägime, mis peale selle numbri ja maja siin on olnud. Viimased 9 aastat muidugi on olnud võrratud, sest neid aastaid 9 on sisustanud sellised inimesed, nagu meie siin esiridades istuvad. Tõenäoliselt oskavad nad ise paremini öelda, millised aastad olid head, millised halvemad, aga täna olete te jõudnud finišisse. Me alustasime algklassides, väikestes koolipinkides. Me lõpetasime oma õppetöö arvutite taga kodus hommikul unistena, hommikumantlites, pildiga ja pildita. See oli päris hull viimane 1,5 aastat. Ma ei taha nimetada, miks ta hull oli, sest niigi kõik seda räägivad. Ja ausalt öeldes oleme jõudnud oma mõtetest tsüklile, et tahaks selle juba unustada. Ma usun, et olete minuga nõus. Küll aga ma võin öelda, mõned asjad jäid tegemata tänu sellele distantsõppele. Aga mingid asjad te omandasite selle 1,5 aastaga väga hästi. Ja ma arvan, et tulevases elus, kui te sellega kokku puutute, olete te juba väga osavad. Head lapsevanemad, te usaldasite 9 aastaks meie kätte oma lapsed. Ikka veel täna siin Tallinna linnas, siin Tallinna Nõmme põhikoolis puutume me kokku sellega, et lapsed käivad meil 6 aastat ja siis ühel hetkel otsustatakse, et nii. Nüüd tuleb 7. klassi lapsed panna kuskile pealinna kesksemasse kooli. Meie töö jääb poolikuks, üks silm nutab, teine naerab, kõik see on vanemate otsus. Tänan teid, et teie ei otsustanud pärast 6. klassi oma lapsi kuskile kesklinna kooli viia ja neil rahulikult siin lasite edasi käia. Küll nad jõuavad uidata seal kesklinnas, Kesk-Euroopas ja igal pool mujal. Neil on olnud, loodan, turvaline ja õnnelik põhikooli tee. Head kolleegid, üks ring on täis saanud. Head lõpuklasside juhatajad, head algklasside juhatajad ja õpetajad. Meie kakuke on valmis. Edasi vastutab igaüks iseenda eest. Küll aga ma tahan anda kõigi õpetajate soovi edasi, et kui te ka kuskil seal mujal edasi õpite, siis alati on meie kooli uksed valla. Tulge meilt läbi, rääkige, kuidas teil läheb. Ja nüüd teie siin ees. Head Nõmme põhikooli lõpetajad. Mõne hetke pärast saate te oma elu esimese atestaadi, tunnistuse, riikliku tõestuse selle kohta, et te olete läbinud põhikooli õppekava ja teil on taskus põhikooli lõputunnistus. Nagu üks meie hea koolisõber Rainer Vakra alati ütleb, et see on kõik, rohkem pole vaja. Riigil rohkem vaja ei ole. Aga ma tahan teile öelda lõpetuseks, et teil endil on väga vaja, et te kõik edasi õpiksite. Võtke tänasest päevast see, mis siit saate, tuletage meelde, mis olnud on, aga minge kõige sellega edasi ja otsige uusi avastusi, uusi väljakutseid, uusi sõpru
ja leidke ennast oma parimal moel, et iga järgnev päev oleks teie iseenda parem versioon. Iga päev on restart. Kes ei jaksa iga päev, teeb nädala kaupa. Kes ei jaksa nädala kaupa, teeb iga kuu uue restardi. Ja kui läägab, siis tuleb uuesti ühendus taastada ja jällegi restart teha ja ikka edasi minna. Vast ongi kõik praeguseks, sest aktus tahab pidamist ja olge tublid, aitäh teile ja ilusat suvevaheaega ka. Lõpetajaid on tulnud tervitama Tallinna linnavolikogu esimees härra Tiit Terik. Austatud direktor, head õpetajad, daamid, härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd olete te vabad. Tõenäoliselt vabaduse tunne on see, mis täna teid kõige rohkem valdab. Aastal 2021, mil me saame tähistada oma vabaduse taastamise 30. aastapäeva. Ja tõenäoliselt vabadus ka siin aktusel on see, mis sunnib aknast välja vaatama ja mõtlema suvele. See, mis te siit koolist olete kaasa saanud, on nende õpetajate parim. Te olete saanud kaasa tarkust nii palju, kui te ise kanda jõuate. Heinrich Mann, kuulus saksa kirjanik, Toomas Manni vend, on öelnud, et haridus ongi see, mis kindlustab vabaduse. Ja noorte tarkade inimestena te teate tänaseks juba suurepäraselt, et vabadusega kaasneb ka vastutus. Ja kui võib-olla mõni ütleb, et 9. klassi ongi see, mida riigile on vaja, siis ma julgen teile meelde tuletada, et Tallinn, teie kodulinn, vajab enamat. Vajab noori tarku inimesi, vajab teid ja vajab seda, et sellele rohelisele põhikooli tunnistusele puhkama ei jääks. Õppige edasi, õppige oma kodulinnas, õppige kaugemal ja mida kaugemal te õpite ja rohkem tarkust laiast maailmast oma avara südame ja silmapiiriga suudate siia kaasa tuua, seda parem. Tõenäoliselt olete te muga nõus, et laialt levinud arvamus, et elu on alati üksikasjadeni võimalik ette planeerida, ette kavandada. See on ainult kujutelm, see ei ole reaalsus. Elu sätib oma samme, üritage teie neid samme ka sättida, sammu pidada ja mõnikord ehk isegi natukene oma ajast ees olla. Ma soovin teile kaasa anda ühe tarkusetera, mida teile tõenäoliselt jagatakse täna nii selja kui sülega. Haridus ja inimsuhted on need, mis teid elus edasi aitavad. Haridust olete te siit koolist saanud ja tõenäoliselt ka häid sõpru siia inimsuhete ketti endale lükkinud. Tuult tiibadesse, head noored inimesed, palju edu ja õnnestuge oma ettevõtmistes. Nüüd asume kõige tähtsama, lõputunnistuste juurde. Palume direktorile appi õppejuhi Marge Tamkivi. Tere, austatud õpetajad, kallid vanemad, head lõpetajad. Mul on väga suur au ette lugeda direktori käskkiri tänasel aktusel ja alustame kiituskirjaga lõpetajatest. Palun õpetaja Katri Liivak, 9. A-klassi klassijuhataja. Kiituskirjaga lõpetaja Tallinna Nõmme põhikoolis 9. A-klassis Karmen Kuusik.
Karmen on autasustatud raamatuga Tallinna Nõmme linnaosavalitsuse poolt ja meenega Tallinna linna poolt. Täname Karmenit heliseva panuse eest lastekooris. 2018. aastal on ta tulnud Kabes Eesti meistriks ning tituleeritud parima noore mängija tiitliga. Ja täname ja palume siia Karmeni vanemad ja täname neid tubli lapse kasvatamise eest. Aga tüdrukut sünnipäevakalender ka vanematele. Üks hetk vanemad, palun korraks veel ema või isa. Me unustasime. Esimestel on alati see proovikivi. Palun vabandust. Kiituskirjaga lõpetaja Lotte Tõnupärt. Autasustatud raamatuga Nõmme linnaosavalitsuse poolt ja meenega Tallinna linna poolt, autasustatud meenega Nõmme põhikooli poolt kehalises kasvatuses, tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Lotte on võistelnud Nõmme põhikooli eest nii võrkpallis, korvpallis, jalgpallis, ujumises kui kergejõustikus ja 2021. aastal õpilaste teadustööde riiklikul konkursil uurimistööga niidikunstistiilis kunstiteose valmistamine saavutas ta aukirjalise koha. Ja ta on matemaatika võistlusmängus e-känguru saavutanud parima tulemuse juunioride vanuserühmas. Täname! Täname ja palume siia Lotte vanemad. Täname tubli lapse kasvatamise eest ja täname Risto Tõnupärt kooli hoolekogu töös osalemise eest ja koolile osutatud abi eest. Karoli Vahemets, kiituskirjaga lõpetaja. Autasustatud Nõmme linnaosavalitsuse raamatuga ja meenega Tallinna linna poolt ning meenega kehalise kasvatuse töö eest. Tänukiri klassijuhatajalt abi ja toetuse eest. Karoli on osalenud Viljandi Ümberjärve jooksudel, võitnud Paide-Türi jooksu ning Jaansoni jooksu 3 aastal. Nõmme põhikooli eest on ta võistelnud teatevõistlustes, rahvastepallis, suusatamises, ujumises, korvpallis, jalgpallis ja võrkpallis. Aga kõige olulisem. Aukiri osalemise eest 2021. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil uurimistööga kriminaaljutu igavuse tulemus kirjutamine. Ja palume Karoli vanemaid. Täname Karoli vanemaid tubli lapse kasvatamise eest. Aitäh, õpetaja Katri Liivak. Palun 9. B-klassi klassijuhataja Kaia Pahk. Üheksanda B-klassi kiituskirjaga lõpetab Laura-Liisa Rei.
Autasustatud raamatuga Nõmme linnaosavalitsuse poolt ja meenega Tallinna linna poolt tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Täname ja palume siia Laura-Liisa vanemad. Suur tänu tubli lapse kasvatamise eest. Aitäh, õpetaja Kaia Pahk. Palun õpetaja Katri Liivak ja 9. A-klass. Kätte anda lõputunnistus. Hendrik Aigro. Hendrikule on välja kirjutatud ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega tänukiri osalemise eest poistekooris. Hendrik on Eesti 2020. aasta meister jalgpallis U16 vanuserühmas. Välja anda lõputunnistus õpilasele Kadi Annus. Ainekiituskiri keemias ja kehalises kasvatuses autasustatud kehalise kasvatuse eest meenega. Aitäh sulle õpilasesinduse töö eest. Ja Kadi on 7 aastat tegelenud kergejõustikuga ja kooli eest võistelnud 1. klassist alates pea kõikidel spordialadel. Jasper Anton. Jasperile on välja antud Vabariigi Presidendi tänukiri ajalooalaste uurimustööde võistlustel loovtööga eestluse säilitamine Kanada Seedrioru suvekodus aastatel 1955–2019. Jasper saavutas 2. koha vabariigis. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, muusikas, ajaloos, geograafias, bioloogias ja tänukiri sulle poistekooris osalemise eest. Kristina Jägel. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega õpilase esinduse poolt tänukiri ja meene. Kergejõustikus on Nõmme põhikooli kiireim tüdruk ja osalenud Eesti meistrivõistlustel. Isabel Kevade. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega. Tänukiri õpilasesinduse poolt. Tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Isabel mängib võrkpalli Audentese noortekoondises. 2018. aastal on ta tulnud Eesti noortemeistriks võrkpallis ja koolivõistkonda on ta esindanud ujumises, lauatennises, jalgpallis, korvpallis, võrkpallis ja teatevõistlustel. Paul Kristjan Käis. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Raimond Liit. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses ja tänukiri osalemise eest poistekooris. Jaagup Lusmaa.
Jaagupile on eriline tunnustus meie koolitädi Merika poolt, kes on öelnud, et viisakamat noormeest Nõmme põhikoolis on raske leida. Noora Ojamäe. Ainekiituskiri eesti keeles, kirjanduses, muusikas. Tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Valeria Palusaar. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, autasustatud Meenega. Valeria on alustanud treeninguid allvee ujumises. Saavutas Balti regiooni meistrivõistlustel 2016. aastal 2. koha. Mängib Audentese spordiklubis võrkpalli ning on valitud paljudel turniiridel parimaks mängijaks ja on esindanud Nõmme põhikooli pea kõikidel võistlustel. Raul Piirsalu. Raulile on tunnustus klassikaaslastelt, kes on öelnud tema kohta, et ta on heatahtlik ja sõbralik klassikaaslane. Anna-Liis Prodel. Ainekiituskiri füüsikas, keemias, bioloogias ja kehalises kasvatuses. Joosep Puu. Tänukiri osalemise eest poistekooris. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Autasustatud Meenega. Eesti 2020. aasta meister jalgpallis jällegi U16. Rasmus Albert Raudväli. Rasmusele suur tänu jalgratturite harjutusväljaku paigaldamisel abiliseks olemise eest. Heili Rebane. Ainekiituskiri keemias. Emma-Loore Reimann. Vabariigi presidendi tänukiri ajalooalaste uurimustööde võistlusel loovtööga Vanaema Josua noorusaastat 1952–1977 ja lauamängu meisterdamine. 1. koht Eesti Vabariigis. Tänukiri heliseva panuse eest lastekooris ning ainekiituskiri kehalises kasvatuses, ajaloos, keemias, bioloogias, muusikas ja tänukiri tantsukeerise tantsijale. Karolin Simuland. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, autasustatud Meenega. Lemmikaladeks on 60 meetri jooks ja kaugushüppe. Kauguses on ta ületanud 5 meetri joone, osalenud Eesti meistrivõistlustel. Tänaseks mängib jalgpalli, tulnud Eesti meistriks 2020. aastal. Nõmme põhikooli eest on võistelnud alates 1. klassist pea kõigil spordialadel. Aleksander Tammelaan. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, autasustatud Meenega. Tänukiri
tantsukeerise tantsijale ja ta on Eesti Koolispordiliidu poolt tituleeritud meistriks jalgpallis. Hanna-Liis Tepper. Ainekiituskiri muusikast, tänukiri heliseva panuse eest lastekooris ja õpilasesinduse tänukiri ja meene. Oliver Erik Urvak. Tänukiri osalemise eest poistekooris. Georg Valdek. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, tänukirjad tantsukeerise tantsijale ja tänukiri osalemise eest poistekooris. Egert Õunapuu. Ainekiituskiri füüsikas, kehalises kasvatuses, autasustatud meenega, tänukiri tantsukeerise tantsijale. Eesti 2020. aasta meister jalgpallis U16. Noorte meistriliiga väravaküttide edetabeli 2. koht. Ja nüüd me täname vanemaid, kes on koolile osutanud abi. Palume perekond Tammelaan. Aitäh nende pikkade aastate eest hoolekogus. Hasso Tepper. Ma arvan, et 9. A-klass tunneb Hasso Tepperit väga hästi. Kas te mäletate neid arvutitunde, jah? Täiesti vabatahtlikult, täiesti ilma sunniviisita. Ja nüüd te olete palju osavamad. Mare Tilk. Kadri Jägel. Perekond Õunapuu. Ja suur tänu õpetaja Katri Liivak selle töö ja vaeva eest, mis sa oled selle 9. A-klassiga saavutanud ja selle rõõmu eest, mis täna meil on. Välja anda lõputunnistused 9. B-klassile, palume õpetaja Kaia Pahk. Karl Artur Eiskap. Karl Artur on üks väga tehnikahuviline noormees ja tegelikult üks väga põhjalik noormees.
Martin Hõbesalu. Alati heatahtlik ja naeratav ja ta üllatas oma ägeda loovtööga Kassi pesa, milles Martin näitas üles oma kudumisoskust. Michael Kirss. Ainekiituskiri muusikas, kehalises kasvatuses, tänukiri poiste kooris osalemise eest. Karl Oskar Korjus. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega. Neve Gustavus. Kunstiõpetaja sõnul on Neve kõige ilusama hingega neiu sellest klassist. Mari-Len Kõpp. Ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, kunstiõpetuses, füüsikas, keemias, muusikas. Mirtel Kärsna. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega ja esindanud Nõmme põhikooli võistlustel. Robin Christopher Lillepea. Robin on klassikaaslaste sõnul alati rõõmsameelne noormees. Rasmus Mesila. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses autasustatud meenega, tänukiri poistekooris osalemise eest. Andra Mägi. Tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Tobias Niinepuu. Tobias oskab igas valdkonnas alati veel midagi öelda. Johannes Nirgi. Ainus selles klassis, kes valdab karateed. Valter Nirk. Valter on väga hea joonistaja, tehnilise ja ruumilise mõtlemisega noormees. Liisa ja Nelle Palm. Kes hetkel ei viibi siin saalis, aga ta on Jaapani kultuuri huviline. Anne-Mari Pappel. Anne-Mari on väga hea joonistaja ja tänukiri heliseva panuse eest lastekooris.
Keiti Pappel. Ainekiituskiri kehalisest kasvatusest, tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Markus Eerik Põldar. Autasustatud ainekiituskiri kehalises kasvatuses ja meene Nõmme põhikooli eest on jalgpallis saanud suure tunnustuse 2017. aastal. Mark Stefan Sepp. Ainekiituskiri muusikas. Marten Sirp. Tänukiri poistekooris osalemise eest. Laura Anette Tael. Ainekiituskiri keemias, bioloogias, geograafias, matemaatikas, muusikas ja kehalises kasvatuses ning autasustatud meenega tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Anette on korvpallis Eesti meister ja Balti meister. Kiur Tammaru. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, õpilasesinduse tänukiri ja meene. Kiur, sa olid väga tubli helitehnik, meil on kahju, et sa lõpetad. Tänukiri poistekooris osalemise eest. Liise Timmo. Aukiri osalemise eest 2021. aasta teadustööde riiklikul konkursil uurimustööga ülenõmmelise üritus Taarijaht 2020. Ainekiituskiri kirjanduses, inimeseõpetuses, matemaatikas, kehalises kasvatuses. Täname sind õpilasesinduse presidendiks olemast ja selle töö eest, mis sa tegid, Liise. Miia Urba. Ainekiituskiri inimeseõpetuses, ajaloos, bioloogias, geograafias, muusikas, tänukiri lastekoori heliseva panuse eest, tänukiri tantsukeerise tantsijale. Viola Vaher. Tänukiri heliseva panuse eest lastekooris. Iti Nelle Valgeväli. Ainekiituskiri kunstiõpetuses, geograafias, kehalises kasvatuses ja kunstiõpetuse tänukiri loomingulise tegevuse eest. Itinelle kujundatud olid ka selle kevadpalli kutsed ja lauakaardid. Mikk Jako Variksoo. Ajalooõpetajate seltsi tänukiri osalemise eest uurimistööde võistlusel ja tänukiri osalemise eest teadustööde konkursil ja ainekiituskiri ajaloos. Andreas Viirlaid.
Andreas on väga hea joonistaja ja loodame, et sa värve ei unusta. Täname 9. B-klassi lapsevanemaid koolile osutatud abi eest ja palume siia Elina Tolli. Kaili Sau. Tea Vallimäe. See tort, mida me sõime pallil, oli lihtsalt suurepärane. Aga see ei ole ainus teene Nõmme põhikoolile. Maria Kaskla. Suur tänu osalemast ka meie hoolekogu töös. Palume Klara Kosenkova. Ja täname Klarat väga tubli lapse kasvatamise eest. Aitäh! Suur tänu õpetaja Kaia Pahk selle hoole ja vaeva eest, mida sa 9. B-klassiga oled näinud ja nagu sa näed, nad kõik lõpetavad. Neist on kõigist saanud inimesed. Nad kõik on väga tublid ja väga vahvad tegelased ja me ootame teid tagasi nii A-klassi kui B-klassi rääkima meile, kuidas teil on läinud ja kuidas te elate. Aitäh teile! Palju õnne kõikidele lõpetajatele. Tunneme suurt uhkust teist igaühe üle. Te kõik olete jõudnud hetke, kus ühest väikesest unistusest ja eesmärgist on samas mälestus. Soovime teile julgust ja visadust liikuda edasi aina suuremate unistuste poole. Paikin igal pool ja nii malbevõrgu enda ümber koon, mille tagant jälle keegi mind välja too. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti endast duelli ma pean. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ohues ei sule iial silmi. Ei ma satu hätta ja ükski neiu jäta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla toomas sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja miski siin ei aita. Kõigist julgem olen ma. Lähen mööda teed, kaunis neiu rutab minu ees. Liblikana päevapaistel hõljub ta imesee.
kõnnib seal ja kaob. Ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ohu ees ei sule iial silmi. Ei ma satu hätta ja ükski neiu jäta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla toomas sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja miski siin ei aita. Kõigist julgem olen ma. Mul on oma mägi, mul on oma aed, minus looja vägi loomas kogu aeg. Mul on oma maja, omad laulud suus, mis mul muud veel vaja, olen õnnestunud. Miskit lubamata olen ise see, mis mu juurde tõttab. Mina kavatsen kogu oma aja võiksin veeta nii, olen armastaja, olen alati.
Mõniga aja pärast on kooliruumid tühjad. Seal, kus enne oli nii palju elu ja liikumist, laotab nüüd vaikus oma nägematuid tiibu. Kooliõpetaja on õues ja saadab viimaseid kojuminejaid. Jumalaga, Rasmus, Mirtel, Markus, Miia, Marileen. Jumalaga Karmen, Valeria, Isabel, Lotte, Anna-Liis. Hüvasti Karl-Artur, Liisa ja Nelle, Neve, Mark, Johannes. Head teed, mu pisikesed, Maikel, Kiur, Viola, Keiti ja Martin. Raimond, Georg, Jasper, ärge suuremaks küll kasvage. Tervist, tervist, Kaia. No, meie näeme sinuga tihti, oled ju siin lähedal. Ahaa, Joosep, Egert, Aleksander ja Henrik. Valter, Robin, Tobias, Mikk ja Marten. Tulge aga tulge meile külla talvel, kui vähegi võimalik on. Mis siis, et te juba suured olete? Pole midagi, vanad mehed käivad ka koolis. Näe, Korjus ja Põldar lubasid ka tulla. Rasmus ja Jaagukki lubasid tagasi tulla. Jumalaga Laura-Liisa, Laula-Anette ja Liise, kes püüab, lendab kaugele. Jumalaga Oliver, Kadi, Heili, Karolin, Noora. Kes püüab, saab edasi. Ja teie, Iti, Andra, Andreas, Anne-Mari. Ärge unustage joonistamist, arendage oma oskust edasi. Ja teie, Karoli, Hanna, Raul, Emma, Paul ja Kristina. Ärge unustage rahvatantsu. Ja, tulge kõik, muidu unustate oma armsa Nõmme põhikooli ära. Head teed, ikka pea püsti, julgelt ja rõõmsalt edasi. Ära läksid need, kes meile vahel küll meelehärmi sünnitasid, aga lõpmata armsad olid. Mis sa veel ootad, Kaia? Vaatan, Ardi, Marge seal. No ja mis siis? Kas sa neid pole enne näinud või? Tule, teeme koolis veel mõne tiiru. Ma ei tea, suvi. Mis suvi? Lilled, heinamaa, päikesepaiste, meri. Head teed teile ja tuult tiibadesse. Nüüd anname sõna lõpetajatele. Palume lavale 9. A.
igavesti jõuab ükskord kätte, selleks ületab kõik tõkked. Varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Igavesti jõuab ükskord kätte, selleks ületab kõik tõkked. Varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Lõpetajate nimel kõnelevad Liisa Timmo ja Kiur Tammaru 9. B-klassist. Armsad kaasõpilased, õpetajad ja lapsevanemad, ongi käes see päev. Täna lõpetab 60. lend Tallinna Nõmme põhikooli. Teate, ennem kui ma lõpukõne juurde asun, siis ma tahaksin meenutada meie üleeile toimunud palli, kus ma ühel hetkel jäin kogu selle tantsu ja möllu sees seisma ja vaatasin enda ümber ringi ja mõtlesin, kuidas kõik tantsisid, laulsid, karjusid ja naersid. See oli nii võimas. Ma palun kõikidel hetkeks sulgeda silmad ja mõelda tagasi nendele 9 aastale. Meenuta neid klassireise ja vahvaid väljasõite ja põnevaid kohti, kus me käisime. Meenuta ka neid nalju koolimajas, millele jääd alati naerma, neid pahandusi, millega oled hakkama saanud, neid üritusi, millest oled osa võtnud ning neid õpetlikke hetki. Mõtle nende inimeste peale, kellega koos oled kasvanud ja neid, kellega mälestusi loonud. Kas äkki meie seas on mõni inimene, kes tahaks mõnda hetke jagada? Ma olen põhikooliaastate jooksul teada saanud päris palju uusi asju. Üks on kindlasti vigade tegemine. Vigu tuleb teha, muidu pole millestki õppida. Teine on nende parandamine. Ja nende kahe hulka kuulub selline asi nagu vastutulelikkus. Ühed kõige vastutulelikumad inimesed, keda mina tean, on minu arust meie kooli õpetajad. Näiteks kui e-koolis pole hinded päris sellised, nagu nad peaksid olema, või võiksid olla kas või natuke paremad, siis peaaegu alati teie poole pöördudes olete te meile valmis andma uut võimalust, et teha asja uuesti, teha paremini ja teha nii, et me enam-vähem asjast aru ka saaks. Seega suur tänu ja pange täpselt samamoodi 100-ga edasi. Aitäh! Aga ehk meenub mõnel õpetajal üks tore seik. Meie õpetaja Reet Petermann. Ma igaks juhuks kirjutasin üles mõned mõtted. Meenuvad teie mõlema klassi nii suulised kui ka kirjalikud vastamised. Teie inimese õpetuse kontrolltööd, kus te pidite avaldama arvamust sallivuse, abivalmiduse, koostöö, vastutulelikkuse suhtes, siis neid lugedes oli mul aeg-ajalt tahtmine õhku hüpata ja hõisata, et meil on nii ägedad ja sallivad ja vahvad noored. Sirvides oma telefonis pilte, siis oli seal üks uhke pilt sassist, kus ta pliidi ääres pudrunädala raames väga professionaalselt putru keetis, tõrjudes kõik oma klassikaaslased sealt kõrvale, et tema on ainukene see, kes kõige paremini seda teha oskab.
ja ma vaatan, mis mul on veel, ma arvasin, et äkki mul õnnestub sõna võtta, sellepärast ma kirjutasin mõne mõtted üles. Ja siis väike meeldetuletus, kumb variant inimese õpetuse tundides suhtlemisel oluline oli? Kas mida või kuidas, palun? Nii et palun jätke see endale siis see variant meelde, et sellega te avate võimalusel võib-olla väga paljusid uksi. Teil on kotti pandud ka inimese õpetuse mõned mõtteterad ja ühe õpilase mõtteterad ma tahaksin ette lugeda. Teemaks on mina ise oma elu kujundajana. Esimene väide, inimesest endast sõltub see, kui õnnelik ta on. Ja õpilase arvamus, olen nõus, sest inimene ise teeb valikuid. Väide, õnn tuleb ise inimese juurde, õnne ei pea otsima. Vastus, olen pooleldi nõus, sest vahepeal, kui üldse õnne pole, peab seda natuke ikka ka otsima. Õnn on see, kui sul on sõbrad. Tõesti täiesti nõus, kui sul on head sõbrad. Väide, õnnelik saab olla ka siis, kui alati ei lähe kõik nii, nagu tahad. Jah, sest kui sa mõtled kõigele positiivselt, siis saab õnnelik elu. Ja viimane väide, kõik saavad olla õnnelikud. Nõus, sest kõik loovad endale ise maailma. Ja palun lennake noored nii kõrgel, kui jaksate, natukene kõrgemalt veel. Palju õnne teile. Aitäh! Aitäh teile! Ma usun, et me keegi ei unusta, kuidas iga bussisõit möödus muusika ja laulude saatel. Kuid kui me lennuga Lätti Jurmala veekeskusesse sõitsime, siis meile öeldi, et muusika tuleks küll nüüd kinni panna. Siis pean tõdema, et ega bussi vaikus ei saabunud, sest laulmine jätkus veel pikka aega. Me tundume üpriski korralik lend olevat, aga Narva-Jõesuus käik tõestas vastupidist. Käisime esimest korda kuskil ööseks. Kogu reis lõppes sellega, et meile öeldi, et see oli meie esimene ja viimane ööseks jäämine. Õnneks see nii aga ei jäänud. Ma olen nii tänulik, et meil on nii äge klassijuhataja, kes on nii kannatlik ja usaldav, sõbralik ja abivalmis. Oled meile kõigile südamesse pugenud. Siinkohal on meile sulle, armas Kaia, üle anda üks pisike kingitus meie klassi poolt. Midagi, mis jääb sulle alatiseks meelde tuletama meie klassi. Meie aastad on siin läbi saanud ja tuleb liikuda edasi, järgneda oma unistustele või hoopis neid otsida. Nüüd on meie ees lai maailm valla. Tulevik on täis uusi seiklusi ja üllatusi. Meid ootavad ees uued inimesed, uued õppetunnid, vinged momendid. Kuid tulles tagasi oma mõtetega siia päeva, praegusesse hetke. Tänasega jõuame elus järgmise verstaposti juurde. Algab uus teekond. Soovime tänada oma esimesi klassijuhatajaid, 9A õpetaja Kristiina ja 9B õpetaja Anne, keda vist muidugi täna kahjuks siin ei ole. Annele saadame kuumad suudlused läbi õhu. Ja nüüd anname üle lilled meid 9 aasta jooksul pühendunult õpetanud aineõpetajatele. Suur aitäh teile! Aitäh kõigile!
kallid sõbrad, nüüd te võite kõik aknalaual istuda. Meie koolis on juba 45 aastat kõikidel aktustel kõlanud üks laul. Selleks on meie kooli hümn. Teid, kallid lõpetajad, on see laul saatnud 9 aastat ning täna laulame seda koos viimast korda. Nüüd palume teil, kallid lapsevanemad, liikuda õue, kus mõne hetke pärast saate oma lapsi õnnitleda. Lõpetajatel palume ühispildi tegemiseks tagasi tulla kell 14:35. Aeg on tõusta, aeg on minna taas sinna, kus kumamas hele valge maa. Võtan kaasa hetked need, mida saan hoida endaga, kuniks unustan. See kõik nii uskumatu näib, et nii see maailm ringi käib, kord rõõmu kurbus täis. Aeg on see, mis meid saadab nüüd siin, kandmas kaugele edasi viib. Aeg on see, mis meist tuhmistab pead, mis olnud halb, sellest loobuma pead nüüd veel. Kuulata vaikus, seisata valguses, lasen tunnetel
vabaneda sel teel. See kõik nii uskumatu näib, et nii see maailm ringi käib, kord rõõmul kurbust täis. Aeg on see, mis meid saadab nüüd siin, kandmas kaugele edasi viib. Aeg on see, mis meist tuhmistab pead, mis olnud halb sellest